No vot, kuidas siis muuta mõttemustreid? Kas saab kergelt teha nips, nips, nips ja siis on nad muudetud või peab hakkama tegema tööd iseendaga? Vot nii. Mis on õige vastus? Kas number 1 või number 2? See nõuabki tööd iseendaga. Ja see nõuab päris palju tööd iseendaga. Ehk siis hea oleks teada, mis mõttemustri muutmine täpselt, mis mõttemustrit sa täpselt muuta tahad, sest et mõttemustrite muutmine, meil on ju päris palju mõttemustreid, meil on neid väga palju, igaühel on erinevad. Ehk siis kui hakata mõttemustrite muutmisega pihta, siis võiks alustada ühest. Mis on see, mida ma tegelikult praegu tahan ära muuta, nüüd ja kohe? Mis on see, mis on mul see kõige nii-öelda vastikumalt karjub mulle näkku, et ma ei suuda lihtsalt enam muud moodi, kui ma pean selle ära muutma. Ja siis hakata sealt minema, ehk siis see kõige ebameeldiva mõttemuster võtta nii-öelda juppideks lahti. Kirjutada endale välja, et mis on see, mida ma päriselt muuta tahan, mis on see, mis mind tegelikult häirib edasi minemast või mis on see, mis takistab mul tervenemast või et mis on see, mis iga päev vaatab mulle otsa ja ma ei oska selle mõttemustriga ümber käia ja seda ära muuta, ehk siis võtta see juppideks lahti, et näha, mis seal tegelikult on, et igaühel on see hästi personaalne, me oleme nii erinevad ja meil on kõigil omad mingid X asjad. Nii et tuleb siit vaadata ikkagi personaalselt peale, mis on see, mis sinul nii-öelda niivõrd häirib, et sa ei suuda lihtsalt enam, kui sa pead selle ära muutma. Ja vaadata kindlasti, et kust see tuleb. Kust ma olen selle mõttemustri ära õppinud, kelle käest ma olen selle ära õppinud. Ja miks ma olen selle teinud enda omaks ja miks ma endiselt kannan seda ja miks endiselt terve minu elu selle peal nii-öelda jooksutab. Ehk siis taaskord, kui me tahame mõttemustrit muuta, on 2 varianti. Üks töötab ka ja teine töötab kordi rohkem. Üks on siis selline, kus me proovime mõttemustreid muuta positiivsete sisendustega. Et näiteks, et kui mul on mingisugune, ma ei tea, mul ei tulegi pähe mingit mõttemustrit praegu. Ma ei tea, näiteks, et ma kardan ära surra, näiteks ütleme praegu suvalt oli siuke mõttemuster, kõigil inimestel on see hirm, on ju. Et ma ei tea, ma kardan jääda haigeks või ma kardan, et mul tuleb haigus tagasi või ma kardan ära surra. Siis kui seda positiivsete nii-öelda lausetega hakata kangutama kogu aeg, et endale iga päev korrutada, et ma tervenen, ma jään terveks ja kõike muud, see töötab ka. Ja see on ka vaja ära muuta, et hakata nagu õppima ümber neid, seda sisekõnet, mida me tegelikult kogu aeg endaga räägime. Et sellise eituse ja negatiivsuse asemel hakata kasutama positiivseid jaatavaid lauseid. See tuleks niikuinii ära õppida. Ja igapäevaselt vaadelda, kas ma seda teen või tee. Aga kui on näiteks ikkagi sa tahad muuta ära mõttemustrit juurtasandil, siis tuleks vaadelda, et kus see tulnud on. Näiteks, et kui mul on hirm haigestuda, siis et mis seal taga tegelikult on, mis hirm seal tegelikult taga on ja kust see tuleb. Et näiteks mul oli hirm, et ma suren ära. Mul oli mingi aeg minu elus oli mul selline hirm, et kui ma jäin haigeks, ma ei tea, lihtsalt mingisse külmetushaigusesse jäin ja mul hakkas korraks mingil hetkel lihtsalt halb. Ja mul tuli kohe hirm üles alateadvusest, et ma suren ära. Ja kui ma nüüd selle hirmu sisse läksin ja aru sain, kust see tegelikult tuleb, siis ma sain selle ära vabastatud.